Tere kõigile! Mina olen Guido Põder, Pärnu lauatennise klubi liige, elan Tallinnas, tegelen lauatennisega, ise mängin üle 20 aasta, kohtunik olen üle 10 aasta olnud. Oman piisavalt kogemust, ütleme nii ühelt poolt lauda kohtunikuna, kui teist poolt lauda mängijana. Et siin ongi nagu selles suhtes väga hea seos sellega, et muidu kui kohtunik on ainult kohtunik, siis tema tegelikult palju asju võib-olla ta ei oskagi selle pilguga vaadata üldse. Et mängija seisukohalt ja mängija staatust. Siis tema ajab oma rida ja paljud asjad jäävadki nägemata. Nagu te kõik teate, kõik, kes siin olete, te mängite ju lauatennist. See on väga lihtne ala. Löö pall vastase poolele, niimoodi, et tagasi ei tule. Siis on punkt sinu. Aga viimane punkt, kes võidab, see on mängu võitnud. Tegelikult väga lihtne mäng. Ja siin muidugi emotsioonid mängivad rolli. Mängija poolne. Kohtunik peab nüüd 2 mängijaga hakkama saama. Tegelikult kohtunik peab olema täiesti erapooletu, kes mängib. Näiteks kui mina mängin, ütleme, mina olen kohtunik, teie omavahel mängite. Mina ei tohi olla kellegi poolt. Et kes nüüd kobistas, kes ei kobistanud, sina pead tegema oma otsuse. Lauatennis on sport, kus reeglite nüansid võivad mängu dünaamikat täielikult muuta. See ongi just see, et kui me paneme nüüd teise inimese, oma sõbra nüüd mängu lugema, siis tema võib täielikult nagu muuta mängu kulgu. Ja just nagu Katrin ütles, et see on just see, kui lapsevanem, kui teie lapsevanem, kes mängib, laps mängib, ta muudab tegelikult täielikult mängu kulgu, nii ühelt kui teiselt poolt. Ta on ühe poolt teise vastu. Siin tekibki selline hõõrdumine. See on nii tihti selline asi. Kuid kui mängu sekkub näiteks punkti arvestus ja võistlusmoment, selgub peagi, et saladus peitub üksikasjad. Ma tulen ka teiega mängima. Aga kohtunik, Simmo, tõuse püsti. Meil on kohtunik sellises riietuses, viks ja viisakas, tal on taskus ainult, mis asi, tal ei tohi olla laua taga telefon, tegelikult praegu on, aga temal on selline mängu läbiviimise kord ja kohus, väike asi, millel on võrgumõõtja, kaardid, teie ebasportliku käitumise tarbeks. No, loodame, et neid vaja ei lähe. Okei, vist. Et me üritame kohtunikke väga viisakalt nagu just selle pärast riidesse panna, tegelikult see on nagu nende hobi ja töö. Ja Eesti kohtunikud on, näiteks kui me käime Soomes võistlustel, see on võrreldes kohalike kohtunikega, seal on 1-2, kes on täpselt samamoodi väga viiks ja viisaks, ülejäänud on sellised sonid, dressipluusjad, kapuuts peas ei ole, no näed, poiss noogutab, teab, millest jutt käib, ta on näinud. Kes on käinud, see on niimoodi. Ja sama on meil meistriliigas, ütleme täpselt samamoodi, me üritame olla väga viksud ja viisakad, et läbi viia, et me näha, et ma ei tule sportlikus riietuses, ma ei tule sellises riietuses, et just sellepärast, et see on kohtuniku eetika. Et see palk, mida me siit saame, see on tegelikult niivõrd väike, see on tühine. Kui me käime välismaal, see on samamoodi. Seda tehakse hobi pärast. Sulle peab meeldima see, sellepärast me seda teeme. Võtame näiteks sellise asja, et näiteks, et kõik me mängime, kellel on pall? No meil näiteks põhiasi, mis nagu meil on, nagu ütleme, servimiste poole pealt on sellised asjad, et kohtunik peab nüüd kõike nüüd jälgima, et neid serve ja värke, et mismoodi see toimub. Aga kõik see tegelikult läheb treeneritest, kuidas õpetatakse lastele servimist. See, et
kes on treener, ta on käinud mingi taseme koolituse läbi, et ta peab teadma, kuidas servida. Ega meie enam kohtunikuna, meie ei õpeta seda servimist. Meie teeme seda tööd, et kui tema ei servi õieti, see on järelikult mitte mängija viga, ta ei ole suutnud seda õppida, see on treeneri viga. Et treener ei õpeta seda lastele nagu õieti servimist. Võib-olla ma olen nagu natukene liiga karm selle koha pealt, aga tegelikult see nii on. Et treener peab selle asja paika panema, laps peab sellest aru saama, täiskasvanud, kui tema hakkab mängima, tema peab ka aru saama tegelikult, et me ei tee talle liiga, me tahame, et ta läheks õiget teed. Kui ta läheb valet teed, ta kukub kuristikku. Kui ta läheb õiget teed, siis ei juhtu mitte midagi. Ka ma ütlen oma seisukohal, ma läksin esimest korda eelmise aasta veteranidel mängima, mul oli kohtunik. Esimese servi võttis ära mul kohe. Ma sain aru, et midagi on valesti. Ma teen ise samamoodi valesti. Aga kui ei ole kunagi sind nagu ütleme, sind juhendatud, sa üritad teha. Ja kohe võttis servi ära, ma hakkasin mõtlema, et ma pean minema seda õiget rada pidi. Ma hakkasin üritad seda visata, et vastane näeb, et kohtunik näeb. No ikka tuleb neid sisse, aga sellega te ei saavuta edu, kui te üritate sellest valest servist saada nüüd mingisugust nagu edu. Need võetakse nagunii, aga sellel tasemel ei võeta. Järgmisel tasemel jõuate noorena, jõuate juba juuniorikka, siis jõuate juba natuke kõrgemale veteranide eas. Te lähete võistlusele, kus kohtunikud lihtsalt, nad ei nori teiega tüüli, ta on erapooletu. Aga üks servib ilusti, kuidas tema saab, teised ei saa. See ongi see kohtuniku erapooletus ja mängija poolne ja treeneri poolne käitumine. Et see on kohtunikule kõige hullem asi just see, et hakatakse temaga vaidlema sellest samast väiksest asjast, kõik läheb sellest servist. Käepigistus, palli loosimine, kõik on hea. Hakatakse servima laua alt, kohtunik peab reageerima. Just ma ütlesin, et kohtunik vaatab, kas pall on nähtav, viskekõrgus, kontaktikoht. Tavaliselt üks asi, mis veel on, mis vaadatakse, et oi kui hea serv on, visatakse käsi hästi kõrgele ülesse ja nüüd sel hetkel lastakse käsi alla. See on vale serv täielikult. Sa pead palli üles viskama. Maailma tasemel mängija, maailma number 2, kes teab, kellest jutt on, tema viskab käe üles, laseb palli alla tegelikult. Ta ei viska seda palli ülesse, ta laseb käe alla. Ja isegi seal kohtunikud tegelikult vahest on võtnud, vahest ei ole, kõik ei võta ära, aga see on vale serv. Kui kohtunik tavaliselt otsuse teeb, siis see põhineb konkreetsel reeglil. Need on väga rasked meile. Kui mängijad, ütleme, seis on 9-9, väga vastik asi on siis. Ja siis keegi võtab taskust omal sellise tagavaraservi, mis tehakse hästi kiiresti käest. See on nii väike hetk ja kohtunik peab reageerima. Teine ei liigatagi sealt, ta seisab ja ta ei saanud aru, mis toimub. Kellel on õigus? Kui kohtunik ei reageerinud, muidugi tal on väga raske seisukoht just sellel hetkel. Aga see ongi see, et kohtunik peab reageerima, peab saama aru, et see serv oli valesti. Tema tõstab käed püsti, see on umbes minu võit. Ja tegelikult ei ole see niimoodi. Ta kasutas ära seda efekti, valeservi efekti. Kui mängitakse omavahel, kui kohtunikku ei ole, see ongi nagu kõige suurem asi, et seal tulevadki need sellised väiksed nüansid välja. Siis on väga suured sellised tähelepanu äratatavad juhtumid on, kui on äärepallid. Keegi kobistab. Ükstapuha, mis siit kohast löödud pall läheb sinna äärde, ta ei saa olla serv. Ta ei saa olla see äär.
See on igal juhul laua pealt löödud pall, on ääre või ehk kobapall. Paljud väidavad, et siit, kui sa lööd on, jah, kui sa mingi vindiga lööd, et ta läheb siia, aga füüsika on selline asi, mis, kui pall läheb siia ääre pihta, ta põrkab alati kõrvale või ülesse. Kui ta läheb külje peale, ta ei põrka kunagi selle võrra nii palju eemale. Ta libiseb. See on nagu nii lihtne tegelikult aru saada sellisest asjast, just see külje peale, see nurgapuude, ta põrkab alati õige nurgaga. Kui sa lööd siit, ta põrkab sama kaugele. Kui sa lööd niimoodi, ta põrkab sama palju enam-vähem. Muidugi vastasmängi ütleb alati, ei, see oli serv. See ei olnud koba. Just sellepärast, et endale see punkt võita. Kohtunik otsustab parima nähtavuse ja kogemuse põhjal. Kui sa näinud olukorda paremini kui kohtunik, pole vaidlus enamasti tulemuslik. Ja see ongi alati see, et tegelikult näeb ka seda oma seisukohalt võttes kui mängijana. See on väga palju, loeb ka see, et kui mina kobistan teist poole ääre peale, vastane reageerib sellele. See tähendab seda, et ta tegelikult läks laua peale, tema ütleb, ei, laiutab käsi, et ei, see ei olnud. Aga seda oli tema nagu esimesest reaktsioonist näha, et ta tegelikult puudutas lauda. Väga palju mängijaid on sellised, kes nagu tahavad sellega võita seda ühte punkti. Ma saan aru 10-9 seisul, jah, see oli kobapall, sa ei anna talle. Aga tegelikult, kui oli laua peal, see oli laua peal. Sest ühest punktist ei võida keegi. No, ütleme niimoodi, et kui on sellised väiksemad võistlused, seda võib teha, ütleme. Aga kui on, ütleme ikkagi sellised Eesti meistrivõistlused, iga mängitud punkt peab olema punkt. Iga mängitud ralli peab olema punkt. Kui ei ole võrgupuude või ei ole lähevad tuled kustu, see on uus pall. Või kukub lamp laua peale. Mingi segav asjaolu, see on uus pall. Seda tehakse tegelikult väga harva, sest tegelikult peab nagu lahendatama alati selle punktiga. Muidu neid punkte on ju niimoodi, et sa võid iga teise punkti mängida uueks. Et noh, me ei tea, kas oli või ole. Me teame kõik, et mäng käib 11 punktini. Meil Eestis, maailmas. Aga noortel on näiteks sellised võistlused praegu käimas ka, kus 7 punktini mängitakse. Et ei ole 11 punktini. Eurocup, Eurotrofi paljudel liigadel on 5 game, võistkondlikel 6 punktini. Et seal ei olegi 11 punktini. Paljudes mängitakse näiteks niimoodi, et 10 pealt on, ütleme, see killer point või kuidas ütleme, et 11 punkt on läbi. Ei tea, seda tahetakse lihtsalt, võib olla, kuigi kui on üks mäng päeva jooksul, seal peab mingisugune muu põhjus olema. Et see on lihtsalt sellepärast, et see tekitada seda põnevust võib-olla ka nagu mitte ainult mängijatele, et sa ikkagi võitled selle 1 punkti pärast, või üritad sa 11-9 lõpetada ennem kui 10-10 tuleb. Seal on settide arvu puhul, et üks mängija mängibki 1 seti ja mängitakse teatud, ütleme, 8 seti võiduni, ja siis on nagu kõik, seal on naised oma vahel, mehed oma vahel, segapaar, meespaar, naispaar, mängitakse ainult 1 seti kaupa. Nii, nüüd küsimus. Kunas lõpetati 21 punktini mängimine? Kas keegi teab? Meil on sellised mängijaid, kes mängisid siis? Mida? Nii, aga ei, siin meie hulgas on selliseid mängijaid, kes mängisid siis veel? Vastus tegelikult kõlas. Mis sina tahtsid öelda? Ei, 2001 oli, sul oli väga õigus. Ja 2001, 26 aprill sai see ametliku kinnituse september, siis septembrist hakkasid kõik mängima 11 punktini, 1. septembrist. Mina siis ei mänginud veel, et ma hakkasin hiljem. Ma mängisin 17-aastasena mängisin 1 hooaja
Siis jäi väga pikk paus, hakkasin 3 aastat peale seda, 2004 hakkasin uuesti mängima. Näiteks, kuidas me teeme kindlaks, on ja kes alustab mängi, ütleme, kui pall loositakse ära ja kohtunikuna, et näiteks isegi mängijad omavahel, kui nad hakkavad mängima. Teises setis juba võib-olla tekib selline küsimus, et kes servib? Väga tihti, no öelge, näed, naerunäod on, järelikult on seda juhtunud. Näiteks mina kohtunikuna, kui ma loen punkte, mul on alati kohtuniku see laud, ma panen alati ta sinnapoole laua alla. Tegelikult kohtunikul ei tohi olla laua peal ühtegi muud elementi kui stopper. Isegi pliiats, ta peab olema seal vahepeal, isegi see mõõte, see ei tohi kohtuniku laua peal olla. Ja teine asi, mis on, tegelikult ei tohi ka, ütleme, mina kohtunikuna kasutada lauda ükstapuha milleks muuks, siin võib olla ainult käterätik. See, kuidas me mängijad, isegi Eesti tasemel meeskondlikud võistlused, tõstetakse jalg niimoodi laua peale, mugavdatakse. Ja tegelikult meil oli selline asi, kohtunik ei teinud ka mitte midagi. Mul oli nii kahju, et mina selles kohtunik ei olnud. Ma ootan ammu juba sellist hetke, kui minu mängus tehakse sellist asja. Siis teine asi, mis on põhiasi on, no ma ei tea, kas kõht segab, kummardada ei suuda, tõstetakse jalg ja hakatakse nüüd laua peal. See ei ole selle jaoks. Mina annaks kohe kollase kaarti. See on juba noorena, peate aru saama, laud on ainukene asi. Käterätikut võib panna ja reket, mis tuleb siia. Reketit ei tohi ka panna niimoodi, et tegelikult on iga kollane kaart on, kui kuulda on reketi kolksu, sest reeglites on see öeldud. Reket tuleb laua peale panna. Ei, mängu ajal see on jumala ükstapuha isegi see, et kui mina, ütleme, kui ma lähen palli järgi ja lendab käest ära, see on teine situatsioon. See, ma lähen kohvipausil, ütleme see settide vaheaeg, viskan. See on kollase kaardi koht. Reket ei tohi käest lennata, sa ei tohi käest lasta, sa pead reketi panema. Siis, kui ta on sinu käes ja lased kolksuga, see on teine asi. Aga kõik see, mis reket põrkab laua peal, see on kollase kaardi koht. Nii väga suured probleemid tekivad alati poolte vahetustega 5. setis või ütleme, kas 5 või 7, meie väga 7-setilisi mänge ei mängi, me ei ole selle taseme juures, ütleme, mõnikord mõnes finaalis mängitakse Pärnu etapil 7-setilist, mina olen elus 1 korra mänginud. 5. setis unustatakse ära see poolte vahetus. Viimase seti, ütleme, kui 2-2 ja siis 5. setis. Ja siis kumb peab servima? See on nagu väga suur probleem on see. Aga selleks, kui on kohtunik, tema peab seda otsustama, kes seda teeb. Ei, 5 punkt on. 5, kui on 4-4, 5-4 seisult, 5 punkti, kes saab esimesena täis, siis vahetatakse poolt ja ja kellel pooleli jäi. Kui oli, et kui on 4-3 seis, sina lõpetad 5-3 servi, sina vahetad poolt, aga siis hakkab juba teine servima. Nii. Siis ja seal 7 setil, seal ongi, et paljudel, meil on enamus turniirid, on 5 seti, ütleme 3 seti võid on parem 5-st, Eestikad on parem 7-st, ütleme, mitte alagrupid. Ja mõnel, mida ma just ütlesin, et mõned turniirid, mina olen ühel Pärnu etapil, seal mängitakse alati finaal 7-st parem, et mina olen 1 korra mänginud. Jah, seal ma ei ole jõudnud nii kaugele, seal on tugevad vastased. Lätlased võtavad seal kõik au endale. Ei, 5-4. Ja. Ja ikka, punkte tagasi ei võeta. Sa võid isegi 9-3 peal vahetada, ütleme, et
vastane ütleb, mul läheb sealpool paremini mäng, me unustasime vahetada, vahetatakse ära, mängitakse sealt edasi, ta võib 11-9 võita. No sellepärast ongi, et kui omavahel ei tule selle peale varem. Küsimus on nüüd selline, näiteks ütleme, kui sul on reket käes, no, vaba käega sa ei tohi lennult palli puudutada. No ütleme, kui sa mängid ja laua kohal on, ütleme, või vahet ei ole, kus ta on pall on nagu mängus ja siis kogemata läheb vastu vabad kätte. See on viga, et seda ei tohi teha. Aga kui ta läheb reketi käes, läheb vastu sõrme kuni randmeni, see on kõik õige. Ta ei tohi veereda, ta peab olema ühekordne löök. Et ta võib olla niimoodi, kui ta niimoodi läheb sõrme pihta ja siis ta läheb sealt nagu, ütleme, seda nimetatakse kahekordseks, aga ta peab olema ühekordne põrge. Et ta ei tohi olla sõrme peale, siis läheb reketi peale, siis lendab üle nagu soe pall. Et see on vale. Et kui ta on lihtsalt nagu ühekordne puude, aga puutus näppu. Head mängijad, mõned tahavad seda kohe nagu punktiks lugeda, et sul oli kahekordne, aga tegelikult see ei ole nii. See on ühekordne liigutus, aga seda jälle kohtuniku seisukohalt, seda on nii raske kindlaks teha, et kas oli. See, kes seal lõi, tema ütleb, ei, see oli ühekordne puude. Võta kinni. Paarismängud. Meie kõik mängime Eestis, mängitakse Euroopas. Mängitakse alati risti servimisel. Meieni ei ole jõudnud. Aga Ameerikas käib liigamängud niimoodi, et vahet ei ole, kuhu servib. Ei ole valet kasti. Mina ka esimest korda nägin, mõtlesin, mis toimub, YouTube'is nägin ja nüüd tuleb neid mänge pritsib peale iga päev ja Pentti Olah, Soome esireket mängib seal. Ja servitaksegi, aga vastuvõtja on üks. Kindel vastuvõtja. Et ütleme, kui mina alustan, siis sina pead vastu võtma. Vaata ise, kuidas saad kuhu. Ma ei ütle, kuhu servi. Ma ei servi sinna kasti, aga näed, võib-olla meile jõuab ka kunagi. Võib-olla teeb see mängu huvitavamaks. Suurem võimalus on paarismängus. Me ei tea seda, sest me ei ole katsetanud. Proovige trennis ükskord. Väga suur meil viga on, isegi Eesti tasemel. Ma olin paarismängus kohtunik. Naistel, meestel. Nad servivad esimeses kastis ehk nad servivad juba valel poolel. Ja paljud ei teagi seda, et tegelikult ei tohi ka servida omal poolel valesse kasti. Kas sina teadsid? No aga Eesti tasemel ja servib ja raiub seda servi, mina võtan ühe servi ära. Ma ütlen, vale kast on. Tema näitab keskele, ma ütlen, et ei ole. Sul on oma poolel vale kast. No, see on ka nagu väga suur probleem. Hakatakse servima siit keskelt. Muidugi ta läheb siia. Aga sa pead ju oma kasti servima samamoodi. Ja see ongi see, et kui kohtunik ei pööra sellele tähelepanu, sina raiud ja sa lasedki seda servi kogu aeg, sellepärast, et sa oled nagu üksik mängus samamoodi harjunud. Su esimene põrge on siin. Mõned üritavad just selle jaoks, et siit kui servivad, et hästi keskliini võtta, et mitte lauast välja servida. Aga sa pead ka oma kasti servima õieti. Et sellele peame ka tähelepanu pöörama koha alguses. Ja teine asi, mis on näiteks servimisel, kohtunikul on jälle raske, ütleme, just see, kui sina teed servi vea koha alguses sellise väga jämeda vea, ütleme, et sa ikkagi alustad laua alt. Ja kui sa terve mängu jooksul tegelikult ei võta neid ära ja siis, ütleme, 9 peal võtad ära, ma saan aru mängija seisukohalt, et mängijal on täielik õigus öelda, et kui ma olen terve mängu tegelikult niimoodi servinud, sa ei saa võtta 9 peal seda ära. Tegelikult sõltub sellest, kui jäme viga on, ütleme. Kui tal on, kui tal on natukene siin laual, aga kui ta laseb siit, alustab, üldiselt me tahame koolitustel ka rääkida sellistest asjadest ja on räägitud, et kõigepealt hoiatatakse. Et see ei oleks niimoodi, et kohe võetakse punkt ära. No see, kui sa vale kast servid, seal tegelikult see on juba vale kast. Servi uuesti, et ei võeta punkti ära ja
ei, esimesel on tegelikult niimoodi, et peatakse mängi, öeldakse vale servi ja hoiatatakse. Esimene on hoiatus tavaliselt. No üldiselt me üritame niimoodi, et see on hoiatus, et ei ole kohe punkti ära. Aumehi on lauatennises, käputäis, ütleme. Kõik tahavad nagu sellest kuidagi võita mingisugust sellistest asjadest. On ka siin Eesti tasemel selliseid väga ebameeldivaid nagu mängijaid, kes nagu kasutavad ära selle ja ka mängijad, ütleme, kes kasutavad kohtunike nõrkusi ära. On meil Eesti tippudes väga palju. Sest tegelikult ausalt ütleme, meie Eesti mängijad võrreldes maailma tasemega mängijad, nad on väga ebasõbralikud kohtunike suhtes, ma ei ütle, et teise mängija suhtes just, nad kasutavad kohtuniku ära, ütleme. Nad mõtlevad, et mina ja maailm on ju. Nimesid me ei nimeta, kes tunneb puudutatuna, see tunneb puudutatuna. Sellepärast, et see tegelikult nii on. Näiteks kohtuniku töö ei ole kellegi vastu olla. Lauatennis on džentelmenide ja leedide mäng, mis ütlebki seda tegelikult. Reeglite tundmine ei aita mitte ainult vältida asjatuid konflikte, vaid võimaldab sul keskenduda strateegiale ja kiirusele. Pea meeles kõrge servi vise, õige järjekord, aus mäng. Näed, siin ongi see, tegelikult toob selle väga ilusti välja. Üks tegelikult asi on veel siin. Ütleme, mängijalt ootame me selliseid asju, kui näiteks reeglite tundmist, vähemalt põhitasemel. Miks? Just sellepärast, et sa teaksid, et mismoodi need servimised on, et sa ikkagi vähemalt üritad seda teha, et sa trennis juba õpid neid ka kõige lihtsamal moel, et need ei tuleks ikkagi nagu sellised, et me peame sekkuma sinna. Me ei taha sekkuda, me tahame lihtsalt, et te mängite oma mängu ära. Kohtuniku otsuste aktsepteerimist, see tähendabki seda, et kui kohtunik otsustab, ta ei taha olla teie vastu, aga te peate aru saama sellest. Vaidlemine ei muuda otsust, kuid võib mõjutada sinu keskendumist ja halvimal juhul tuua karistuse. Näiteks, millele tasub mängijal keskenduda rohkem? Oma järgmine löök, mitte eelmine viga. Vastaste mängumuster. Oma rütm ja hingamine. Ja nüüd see ongi, millele ei tasu keskenduda, on üksik kohtuniku otsus. See, et ma ühe korra ütlen, et näed, et tema sai punkti, aga see on õigustatud. Sina jääd ikka sinna, sa oled 3-4 kaotusseisul ja sa jäädki sa võid 11-3 kaotada selle mängu, sest sa oled siin samasel 3-4 seisul veel. Mõtled sellele samale punktile, miks see kohtunik tegi sellise otsuse. Kohtunik teeb oma otsuse teatud reeglite järgi ikkagi. Ebaõnn, võrgupuude, äärepall. See on selline asi, et kui meil ei oleks äärt, meil oleks see ümmargune, meil ei oleks võrku, me veeretaks seda palli, see oleks teine mäng, see ei oleks lauatennis. Sellepärast see ongi, et me sellistele asjadele me ei tohiks üldse nagu reageerida. Keegi ei kobista järjest, ütleme, 10 punkti. Kas sul on mängus, kes kobistab järjest 10 punkti? Mitte kellelgi ei ole. Me mängisime Haapsalus temaga, ma arvan, et meil oli mängus 60 koba 2 peale kokku. See oli uskumatu, et ühes punktis, kui koba ei olnud, oli järgmisest 4. Ja tema oskab seda. Aga see on 1, see on 2, rohkem ei ole. Meid on nii palju. Sellepärast ärge keskenduge sinna. Ka neid on võimalik kätte saada. Reageerimine, harjutada seda, et sa oled valmis igale punktile. Parimad mängijad ei raiska energiat asjadele, mida nad ei suuda kontrollida. See on nüüd väga tähtis asi, millele peab nagu rõhku panema. Ja te ei suuda seda ka näiteks kontrollida seda, et mina teen selle kohtunikuna otsuse, sellepärast, et see on õigustatud otsus. Millal ei ole mõtet vaielda kohtunikuga, kui otsus on juba tehtud ja punkt mängitud? Et siis te ei saa enam mitte midagi sinna nagu teha. Kui sul puudub parem vaatenurk kui kohtunikul, sa oled seljaga seal ja vastane lööb sul laua peale, sina ei saa selle üle otsustada, ta oli laua peal. Kui vaidlus põhineb emotsioonil, mitte reeglil, see on ka väga tähtis asi. Kui mina esiliigas loen
loen punkte, mina olen oma mängijale andnud kollase kaardi, mina olen kohtunik. Ma ei ole punkti lugeja, sest kui mina istun ka oma tiimi lauas kohtunikuna, ma pean mäletama seda, et mul on staatus, kohtuniku staatus. Ma ei või, vastane kirus väga kõva häälega, ma andsin kollase. Mu oma mängija pani 2 minutit hiljem samamoodi üle saali. Kas ma võin mitte andmata jätta, on ju? Samamoodi, mina olen kohtunik ka oma meeskonna lauas. Kui mina olen teiega mängides, ma pean samamoodi arvestama, et kui peakohtunik kuuleb, et mina ütlen mõne sellise sensuurse sõna, ta võib tulla mulle näidata kollast kaarti, sellepärast ma olen mängija, ma ei ole lauas kohtunik. Reeglite mõistmine aitab vältida konflikte. Sellepärast, miks see on väga hea just see, et näiteks mängijad ka teavad mõningaid reegleid. Muidu see ongi see, et nagu väga palju tekibki sellised konflikte ebateadmatusest. Me ei tea, kas see on nii või ei ole. On selline mängija kui Alex Lebrun, kõik te teate seda, on ju? No, nii, tema tuleb laua taha, ütleme, ta ei ole valmiski, ta juba servib, on ju. Ja vastane ei jõua, mis siis, ta ei süga kõrvu või tee midagi, ta on nagu, aga ta ei ole, ta näeb, et ta tuleb alles, aga tal ei ole seda nagu keskendumist, ta tuleb ja kohe servib. Mina olen näinud nii palju mänge, tal pole ükski vastane jõudnud valmis olla, kui tema hakkab servima. Kohtunik on talle ka öelnud ja ta ütleb pidevalt kohtunik temale, võta aega just sellepärast, et vastane ei ole valmis. Muidugi, kui sa seisad nii ja ootad, et vastane hakkab valmistuma, sina pead olema juba valmis tegelikult. Kui ta tuleb, vastane tuleb laua juurde, sa ei saa oodata, et tema nüüd hakkab nagu seda asendit võtma ja siis sina võtad. Sest tema vaatab ikkagi, et näed, et kui sina oled niimoodi, tegelikult tema võiks hakata servima, sest sina oled laua juures. Sa ei saa seal oodata ja juua kohvi ja ootad nüüd, et kas ta hakkab nüüd valmistuma. Sina pead võtma asendit. See aeg, seda ei ole nagu määratletud, aga venitamine, mida kõrgem mäng, seda rohkem venitatakse. Praegu noortele õpetatakse ka. Jah, nad ei tohi seal käia, seal ütleme, kui võtad käteretiku, käivad seal jalutad. Ei, sa võtad käteretiku, pühid ära, laua hakkad servima. See, kui pannakse niimoodi, see on muidugi, see on ka juba vale serv. No lihtsalt tuleb öelda, et võta aega, et sa ei saa niimoodi servida. Kui tema kuuleb, et näed, et karvaseid lendab ja igasuguseid muid asju, tema võib minna laua juurde, näidata kollast kaarti, paneb endale märkme, kui tuleb teine, kui tuleb kolmandaga ta võib juba saalist minema lüüa.